isiklikult oli loomulikult sellel aastal tagasivaates kõige meeldejäävam meie laulupidu. Et see oli aeg, kui sai jälle võtta kapist välja oma vanaema rahvariided, et selga panna, marssida ühtses laulupeoliste rivis. Kahjuks me olid küll laulukaare all, aga publiku seas seistes loomulikult oli minulgi laulud huulil ja süda tunnil uhkust selle üle, kus ma elan ja kelle keskel ma elan. Et see oli loomulikult selle aasta kõige meeldejäävam asi ja üritus üldse ja mis läks väga hinge. Aga minu valdkonnas, kuna vastutan siis ehituse eest Tallinna linnas, et meil oleks uued munitsipaalmajad, sotsiaalkorterid, avaliku haldusele kuuluvad ja teenendavad hooned, siis loomulikult Kajakeskus Mustamäel. Kuigi nüüd tundub juba, et see Kajakeskus on kogu aeg olnud just nimelt selline, nagu ta on uus, uhke, moodne, uue tehnikaga avatud, avar, õhuringas, uhke, toreda tänapäevase sisustuse saaliga, 300 inimest saab seal olla, see on igapäevaselt kasutuses. No see Kajakeskus saigi ju sellel aastal valmis. Teine võib-olla natuke vähem tuntust omav maja on Paagi 10, aga need inimesed, kes seal said oma kodu, on väga rõõmsad kindlasti. Mis veel? Korteriühistud. Tallinnas on tänase seisuga juba tugevalt üle 6000 korteriühistu, neid tuleb iga päev juurde. See tähendab seda, et suur osa Tallinna elanikest elab kortermajas ja on korteriühistu liikmed. Aga meie partner peab olema tark ja nutikas, sellepärast et sellisel juhul on kortermajad korras ja meil on turvaline ja hea elada. Alustasime teabekeskusega, korteriühistu teabekeskusega ja alustasime ka koolitustega, koolitusseminaridega, mis on mõeldud kõigile, mitte ainult nüüd korteriühistu juhtidele, nii nagu senimaani võib-olla on siin kombeks olnud, et koolitatakse ja antakse teadmisi edasi korteriühistu juhtidele. Ei, Tallinna linn tahab, et kõik korteriomanikud on targad, sellepärast et siis saab ka korteriühistut paremini juhtida, sest tark omanik oskab küsida tarku küsimusi ja tark omanik teab, et korteriühistu koosolekutel tuleb osaleda. Nii et see võib-olla oli ka üks oluline samm, et meil on nüüd korteriühistutele mõeldud ja korteriühistu omanikele mõeldud teabekeskus ja sellega loomulikult läheme edasi. Võib-olla ongi kõik. Need head uut aastat ja rahulikke jõule ja palju jõulukikke, nii emotsionaalseid kui materiaalseid, aga tänapäeval võib-olla on olulisem see emotsionaalne kink, nii et rahulikku jõuluaega. Ma arvan, et põhisündmus, mis toimus siis aastal 2019, on ikka kultuuriga otseselt seotud ja see on loomulikult laulupidu, juubeli laulupidu ehk esimene laulupidu toimus meil teatavasti 150 aastat tagasi ja nüüd oli väga ilus, väga suurejooneline ja väga sümboolne üritus lauluväljakul, mis tegelikult tõi kokku nii palju rahvast, et nagu me mäletame, kahjuks kõiki nagu juba isegi ei lastud kontserdile, kuna tahti tuli nii palju, et hakati mõtlema juba ohutuse peale, turvalisuse peale. Nii et selles mõttes võib öelda, et see on selline üritus, mis ühendab tervet riiki, aga mitte ainult, sellepärast et näiteks Tallinna linnavalitsus võõrustas siis terve delegatsiooni erinevatest riikidest, alustades Euroopa riikidega ja võib-olla meie naabritega, mis on selles mõttes loogiline ja võib-olla harjumuspärane, ja lõpetades erinevate riikidega näiteks Aafrikast ja Aasiast, kes kõik tundsid huvi meie laulupeo vastu, mis tegelikult näitab seda, et tegemist on ikka ülemaailmse tähendusega sündmusega.
Ma arvan, et üheks tähtsaks asjaks oli kindlasti ka etteütlus või pean ma ütlema etteütlused, sellepärast et esimest korda toimus Tallinna päeva raames Vabaduse väljakul suur Tallinna etteütlus, kus siis nagu inimesed kirjutasid eestikeelset teksti ja neid inimesi oli peaaegu 2000. Ma arvan, et see on tegelikult väga suur saavutus ja samas kõrval oli siis üheks päevaks Harju tänav meil ümber nimetatud eesti keele tänavaks. Samal ajal toimus siis nagu aprillikuus meil totaalne etteütlus, ka traditsiooniline üritus, kus siis etteütlus toimub vene keeles, aga esimest korda Tallinn oli siis totaalse etteütluse pealinn. Nii et see on ka nagu tegelikult väga suur au ja mitu tuhat inimest 3 erinevas saalis, siis olgu selleks Lasnamäe kergejõustiku hall, olgu selleks Kalevi spordihall, kirjutasid seda teksti, nagu ma arvan, et see on ka nagu tegelikult päris suur saavutus. Kindlasti on meil saavutuseks see, et rohkem kui 100 erinevat rahvusvahelise tähendusega üritust toimunud meie spordivaldkonnas, olgu nendeks siis igasugused meistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, maailma meistrivõistlused, maailma karikaetapid ja nii edasi. Kokku oli neid rahvusvahelisi üritusi üle 100 ja nende seas nagu ka väga sellised suurejoonelised üritused, nagu näiteks juunioride MM maadluses või siis sumo EM ja nii edasi, neid oli päris palju. Ja mis mulle nagu kõige rohkem rõõmu valmistas aasta lõpus, oli uudis, mis siis ütles meile seda, et PISA testi tulemused näitasid, et tegelikult Eesti haridustaseme on nii kõrge nagu esimene Euroopas ja põhimõtteliselt võib öelda, et teine maailmas Hiina järel. Nii et selles mõttes see on loomulikult märkimisväärne saavutus ja siin ma arvan, nagu ka Tallinna haridussüsteemil nagu on väga suur roll mängida, et selles mõttes nagu see on ka väga tähtis. Kui rääkida ilmestumistest, siis ma arvan, et kindlasti objektid, mida me Tallinnas ehitame, olgu selleks siis Reidi tee, mis päeva lõpus nagu osutus väga edukaks projektiks, olgu selleks erinevate koolide ja lasteaedade renoveerimised või siis nagu uued majade ehitamised. Siinkohal ma näiteks räägin Tondi põhikoolist, nagu mis siis saab uue maja nagu ja mis avab oma uksed siis järgmise aasta septembrist. Mustamäe Saksa gümnaasium, mis jaanuari alguses siis avatakse juba pidulikult Mustamäe humanitaargümnaasiumi staadion, mille inimesed nagu lapsed ootasid siis aastaid ja aastakümneid isegi. Nii et need lasteaed on ka nagu päris palju, nagu mis said renoveeritud või siis nagu projektid juba läksid teele, nagu siis järgmisel aastal hakkavad pihta ka ehitustööd. Nii et ma arvan, et Tallinn liigub, Tallinn ehitab, Tallinn teeb kõik kaasaegselt ja suurelt ja ma arvan, et see ongi nagu kohane ühele pealinnale, nagu Tallinn on. No minu jaoks oli muidugi kõige meeldejäävam see, kui paljude inimestega ma olen kokku puutunud ja tuttavaks saanud selle minu jaoks möödunud poole aasta jooksul selles uues ametis, mis ei olegi nii väga uus enam. Et inimesed, kes innustavad mitte alla anda, kes innustavad edasi minna, inimesed, kes on väga raskestes olukordadest, raske, sügava puuega, erivajadustega lastevanemad, kes väga julgelt elus edasi liiguvad ja võtavad haaravad initsiatiivi enda kätte, tulevad välja uude ideedega, osalevad teenuste disainis selleks, et aidata oma lapsi, ennast, teiste erivajaduste laste vanemaid. See oli kõige innustavam ja meeldejäävam.
osa aastast minnaks. Mida me oleme jõudnud teha, me oleme jõudnud tegeleda sotsiaaltranspordi teenuse määrusega, määrad on suuremad, limiit on nüüd taksoveoteenuse kasutaja jaoks palju suurem, tavaauto puhul suurenes nii tavaauto kui spetsialiseeritud auto puhul suurenes 190 euroni. Vanasti olid need numbrid siis vastavalt 29 ja 168 eurot. See avab rohkem võimalusi puuetega inimestele liikumiseks linnas. Me oleme korrastanud teenuste taotlemise ja väljamaksmise korra, mis ka lihtsustab paljuski universaaltoetuste taotlejate elu või see protsess on palju kergem uuest aastast. Me oleme tegelenud omastehooldajatele mõeldud projektiga, mis aitab neid tööturule tagasi tulla või tööturule jääda. See projekt algab 1. veebruaril, aga me oleme jõudnud seda ette valmistada sel aastal. Väga oluline on see, väga märgiline on see, et selline teenus nagu tugiisik puuetega lastele, see ilma riigi toetuseta järgmiseks aastaks saab linna rahastust. See on märgiline otsus, see tähendab seda, et linn hoolib puuetega lastest, nende vanematest. See teenus vajab rahastust, kui see teenus jääks ilma rahastusteta, siis ilma abita jääks linnas 300 perekonda, sisuliselt see teenus neile hädavajalik, sest see võimaldab vanemaid tööl käia ja laps on siis igaua heas kätes tugiisikuga. See, et linn leidis võimaluse seda teenust finantseerida, finantseerimismaht on 1 700 000 eurot. See on väga oluline ja see on väga hea signaal. Minu kui ettevõtlusvaldkonna eest vastutaja võib-olla 2 asja, mis möödunud aastast võib ära märkida, oli kindlasti siis suurfilmi Tenet võtted Tallinnas, ehk tuli tegeleda, me kõik tegelesime sellega, aga see oli teatud mõttes murrang meie jaoks, et Tallinnas tehti sellist suurt projekti ja justkui selle nagu järjena me siis andsime täiesti konkreetsed raamid ka Paljassaare filmilinnaku tulevikule, ehk on alla kirjutatud kokkulepe filmitööstuse klastriga, kuhu on kaasatud 17 erinevat produktsioonifirmat ja me loodame, et Tallinna Tööstuspargid aktsiaselts juba järgmisel aastal alustab selle filmilinnaku ehitustöödega, ehk selles mõttes loome Paljassaarde 5,5 hektarile täiesti uue kvaliteedi. Ja ettevõtluse jaoks möödunud aasta suurim muudatus oli muidugi see, et natukene ka minu abiga on linn nüüd otsustanud, et prügi on äri ja prügimajandus käib nüüd ka ettevõtluse alla ja see tähendab seda, et asjaga tuleb tegeleda väga tõsiselt, kuna 51% taaskasutuse kohustus koputab uksele aastal 2021 ja me praegu ikkagi planeerime seda, et järgmisel aastal elanikud saavad kahjuks või õnneks, ma ei oskagi öelda, tegelikult teada muutustest, mis prügi sorteerimisel neile kohustuseks pannakse ja midagi ei ole teha. Isegi kui see on natukene ebamugav, siis see annab juurde meie linnale
päris palju, sest meie keskkond saab puhtam ja parem. Ja on ju ajaloost teada, et kui sa oled Tallinnas aasta ära elanud, siis sa oled vaba mees. Ehk Tallinna õhk teeb vabaks ja las see õhk olla siis puhas, et sellele tahame oma panuse anda. Sellepärast, et biojäätmete taaskasutuse osas on meil juba plaanid enam-vähem valmis erasektoriga koostöös. Me planeerime biojäätmete töötlemiseks tehast, millest toodetav gaas hakkab siis, nagu öeldakse, põlema meie enda gaasiküttel autobusside paakides. Ehk selles mõttes see on selline sellel aastal kokku lepitud, järgmisel aastal kindlasti selged piirid saav uus algatus siis näiteks taaskasutuse valdkonnas. Ja igapäevatöö, ega mis siin ikka, väga keeruline on midagi välja tuua ja ega ettevõtlus on pidev protsess, seal ei ole selliseid suuri võite, on vahel väikesed tagasilöögid, aga võidud tulevad aastate pärast, kui firmad, loodud ettevõtted töötavad, annavad linnarahvale tulu. No kõigepealt kindlasti sai algatatud terve rea uusi planeeringuid, sai liigutud edasi suurte projektidega, et ma nimetaks võib-olla seda aastat suurte projektide aastaks, mis tulevikus kindlasti kujundavad linna ruumi, muudavad seda, muudavad inimeste liikuvust, muudavad meie tunnetust. Näiteks sadamaala detailplaneeringute algatamine tähendab sisuliselt kogu mereääre planeerimist alates Russalkast kuni siis linnahallini. Kindlasti on Põhja-Tallinn see koht, kus sai algatatud näiteks krullitehase planeering, kus on hoogsalt liigutud edasi Volta planeeringutega. Need on kõik need alad, kus tulevased suurarendused hakkavad kerkima. Linna liikluse poole pealt ei saa mainimata jätta kindlasti suuri projekte, mis puudutavad näiteks Tallinna väikest ringteed, Rävala läbimurret, Mustakivi läbimurret, Tervise tänava ja Viljandi maantee ühendamist, trammitee koridoride, trasside valikuid. Nüüdseks on selgunud, et kuidas hakkab kulgema trammitee kuni sadamani, nii et need on kindlasti sellised linnaruumi väga tugevalt muutvad. Kindlasti ei saa mainimata jätta ka näiteks Estonia maa-aluse tunneli projekti, mis algaks siis Estonia teatri juurest ja lõpeks endise kunstiakadeemia krundikandis, nii et need on need, mis kujundavad planeeringute poole pealt kindlasti tulevast linnapilti. Transpordi poole pealt on, ma arvan, et ajalooliselt Eesti suurima bussihanke ja vastavasisulise lepingu sõlmimine kindlasti see tähis, mis oluliselt tõstab ühistranspordi kvaliteeti tulevikus. Ehk siis selle aasta detsembris me kirjutasime alla 100 uue bussi hankele. Esimesed bussid peaksid jõudma 2020, kuid 3 aasta jooksul. See tähendab ka ühtlasi, et me valmistume kuni 350 uue bussi soetamiseks, mis tähendab, et me uuendame üle poole oma bussiparki. Ehk siis me oluliselt parandame bussiliikluse atraktiivsust ja sellega kvaliteeti. Oleme avanud sel aastal ka uusi liine, oleme käiku lasknud Reidi tee liini, oleme terve rea liine avanud Haaberstis. Kindlasti on see ka oma probleeme, kuid üleüldiselt ma tunnetan, et ühistranspordi kvaliteet on teinud märgatava edasisammu ja meie eesmärk on kindlasti see, et me järgmisel aastal jätkame selle töödega ühistranspordi poole pealt, näiteks Pirita teele ühistranspordi raja tekitamine alates siis Russalkast kuni Pirita jääni. Nii et selliseid jooksvaid projekte on olnud väga palju. On olnud väga palju ka emotsionaalseid projekte liikluskorralduse poole pealt, näiteks kindlasti on Nolani film see, mis kõigile meelde jääb. Kindlasti on laulupidu see, mis on nõudnud omajagu tööd ja pingutust ja selle transpordi korraldamine. On olnud ka suuremaid kontserte, nii et igas valdkonnas on olnud oma spetsiifikat, oma tegevusi ja oma ka edusamme. Kõige paremini, mis sai sellel aastal valmis tehtud, ma arvan, Keskkonna Kommunaalameti poolt oli
oli Reidi tee ikkagi. Sellest Reidi teest ei saa üle ega ümber ja samas see Reidi tee jättis ka kõige meeldivama tunde, sest veel tänagi hakkasid inimesed Facebookis kirjutama, kes on nüüd Reidi teed mitmeid kordi kasutanud, kui hea tee see on ja kui kiiresti saab jällegi linna sõita. Muidu oli palju head veel Suur-Tallinnate tänavate ehitus, sisekvartaalsete teede ehitus. Lõppude lõpuks me oleme saanud nii palju ressurssi linnas, et ükski probleem praktiliselt lahendamata ei jää ja kui vahe, siis me lahendame seda kiiresti ja kohe. Nii et üldiselt oli tore aasta ja ma loodan, et järgmine aasta on sama palju ehitusi, sama palju rõõmu inimestele toome. Me uued bussid saame Tallinnasse tuleval aastal, mis kindlasti meeldivad inimestele ja asju teisigi on palju veel.